Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 13. osa. Mul on siiras hea meel tervitada täna kahte külalist ja pean ütlema, et teil on see esimene võimalus olla kahekesi koos siin, nii et ka mulle väga põnev väljakutse. Ja põhjus, miks ma need kaks naist külla kutsusin, on see, et alles hiljuti said nad ühe suure tänu osaliseks mõlemad eraldi, aga ka kõigest lähemalt kohe nüüd ja praegu. Mina olen Regina Jaakson ja Pärnumaa podcasti salvestame Pärnu hoobis. Ning tere tulemast Margit Vellend, kes on Pärnu noorte vabajakeskuse tegevjuht. Tere! Ja tere tulemast ka noorsootöötaja Poliina. Tere! No põhjus, mis pärast te siin olete, on siis see, et ma haarasin kinni väikesest Facebooki postitusest, vist Karoliine Aus jagas seda, et temal on nii hea meel, et Pärnu on jällegi nagu esile tulnud nii-öelda ja noorte heaks tänu selline sündmus ja seal siis teie saite mõlemad tunnustatud. Nii, Margit, et ma nüüd jumala eest ei eksi, kas see oli rahvusvaheline tegu või mis see nüüd oli, mille eest sulle siis aitäh öeldi? Meid nomineeriti, et nüüd 11. veebruaril toimub see suur üritus ja siis seal näeb, et kas sellest nominatsioonist tuleb ka midagi suuremat või jääme lihtsalt tänulikuks selle koha pealt, et meid üldse on märgatud. Aga tegemist on jah siis aasta rahvusvahelise teo nominatsiooniga. Mis see siis tähendab, et millega sa sel korral silma paistsid? Nagu ma aru saan, et tegelikult on sul see projekte rohkem kui üks, eks ju. Aga millega siis selle jaoks silma paistsid? Ja vastab tõele, et tegelikult viimased 5 aastat ma olen tegelikult tegelenud rahvusvahelise noorsootööga Pärnu noorte vabajakeskuse alt, aga millega ma siis jäin silma just sellel aastal on see, et me teeme sellist rahatarkuse projekti, see on suuremahuline projekt nimega Youth Invest ja see sai rahastust 250 000. See on projekt, milles on siis 3 riiki, Malta ja Tšehhi. Ja eesmärk ongi luua rahatarkuse töötubasid nii noorsootöötajatele kui õpetajatele, kes saavad siis neid ära kasutada selle jaoks, et harida meie noori olema rohkem rahateadlikumad, sellega paremini ümber käia. Ja me üldse selles projektis läheme natuke sügavamale sellega, et mida tegelikult raha tähendab. No sõltumata sellest, mis see tulemus tuleb, minu jaoks te ikkagi olete võitjad. Sest et see on nii oluline teema, mida niimoodi käsitleda ja edasi anda infot, et kui me vaatame ka tänapäeval täiskasvanutele otsa, ega see rahatarkus on vägagi teema, mis vajab ka täiskasvanutel nagu nii-öelda järelaitamist, eks, et kui seda saab hakata tegema rohujuure tasandil, siis see on ikkagi hoopis teistsuguse väärtusega. Ja kusjuures see rahatarkuse projekt sündiski minu enda raha kogemusest. Et kui sa 30-aastaselt avastad tegelikult, et sa ju raha kasutad igapäevaselt, et sellest me ei saa üle ega ümber, aga tegelikult 30-aastaselt avastada, et vau, et mul ei ole tegelikult mitte mingisugust kontrolli või oskust panna raha enda jaoks nagu tööle ja siis muutes oma elustiili ja mõtteviisi selle koha pealt see õpetas mulle, kui oluline ja kui paljud tegelikult on samas olukorras, mis mina ja et kuidas luua ka nendest seda teadlikkust rohkem. Mis siis projekti raames tehtud juba on ja mis on veel tegemisel, et mis see projekt tema sisu poolest siis tähendab? Projekt algas siis kick-off nii-öelda, oli siis oktoober 2024, kus kõik projektipartnerid said omavahel Eestis kokku ja toimuski selline 2-päevaline siis partnerite meeting, kus pandi siis ilmselgelt nii suure rahastuse puhul on ja sul peab olema juba gameplan valmis on ja väga detailselt ja põhjalikult kõik tehtud taotlusvoorus ja siis nendel meeskonnapäeval siis me põhimõtteliselt panimegi oma nagu selle plaani siis käiku ja meie esimesed sammud olidki see, et kuigi
Malta ja Tšehhi on väga mõlemad partnerid on ise finantsiliselt vabad. Ehk siis nendel inimestel on juba oma isiklik kogemus, kuidas luua rahaga seda jõukust nii-öelda endas niimoodi, et sa oled sellises kohas oma elus, kus sa ei pea enam tegema midagi sellepärast, et sa elatuksid ära, vaid nad saavadki päriselt oma elu nautida ja teha ainult neid asju, mida nemad soovivad. Ehk siis väga väärtuslikud koostööpartnerid. Ja siis esimene asi oligi see, et me ei saa ju hakata lihtsalt, et nad on siuke, et me juba teame ja siis me hakkame neid töötubasid tegema, vaid tegelikult tuleb teha ikkagi selline nagu research ehk siis uuring, mis on üldse meie klientuuri vajadused, mis on nende teadmised. Ehk siis esimene samm oli see, et kõik riigid, Tšehhi, Malta, Eesti tegid oma siis kohalikul tasandil uuringu, et mis siis vanuses 15–25 noortel, mis on üldse nende teadmised raha osas, milline on nende selline muster, rahamuster ja millest nad tunnevad kõige rohkem puudust. Ja toimuski selline nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne uuring ja siis selle põhjal, mis sealt uuringust nagu välja tuli, hakkas pihta siis nende töötubade loomine. Ja töötoad on siis loodud niimoodi, et siuke vürtsikuse astmega, et mõni on siuke hästi lihtne ja algeline, siis on natuke raskemad ja siis on võib-olla sellised veel nagu investeerimisega seotud, et kui mõni tunneb, et ta tahab veel rohkem selline advanced versiooni. Ja kokku tehti siis 48 töötuba ja sellest tehti siis ka selline nii-öelda käsiraamat. Ja see on praegusel hetkel on ta küll, kuna on tegemist rahvusvahelise projektiga, siis ta on ingliskeelne. Et eks vaatab, kas tekib ka vajadust see teha nagu tšehhi keelde või eesti keelde. Ja kui meil olid need töötoad valminud, käsiraamat valminud, siis toimus see protsess, et meil toimus rahvusvaheline koolitus, kus siis 3 riigist tulid kokku noorsootöötajad, õpetajad, kellele siis hakati viima läbi neid sellist esiteks arendama nende enda teadlikkust raha osas ja siis ka tutvustama neid töötubasid, et need spetsialistid oleks juba treenitud ja koolitatud, andmaks edasi seda infot nendele noortele, kes nendega tegelevad. Ja nüüd me jõuame siis põhimõtteliselt tänasesse päeva, kus me oleme seal punktis, kus meil on see teoreetiline osa ju kõik tehtud, aga nüüd kas see teooria päriselt ka praktikas toimib. Ja nüüd on kõik 3 riiki siis viivad läbi nii-öelda fookusgruppe, kus noortega tehakse neid töötubasid läbi kindlate noortega, mõõdetaksegi ära nende alguspunkt ja nende lõpp-punkt ja meie näiteks Pärnus teeme kohalikul tasandil koostööd Pärnumaa kutsehariduskeskusega, kus me oleme viimased 2 kuud viinud iganädalaselt läbi rahatarkuse töötubasid nii Eesti kui ka Ukraina noortegrupile. Ma tahan ka sellist töötuba. Ma saan aru, et ma ei ole selles vanusegrupis, aga see on väga-väga oluline teadmine, et kas sellist käsiraamatut, kas seda nagu on kõigile võimalik või see on internetipõhine või kuidas sellega lood on? Ja selles mõttes, et ta on inimestele, kes soovivad või on huvitatud selle teemaga rohkem ennast kurssi veima või on huvitatud oma noortele seda tutvustama. See on praegusel hetkel meie veebilehel vabaajakeskus.ee lehel on ta olemas selle Youth Investi projekti all ja seal on ka siis selle projekti tutvustus niimoodi lähemalt. Aga ise, kui palju sa oled enda jaoks sealt juba nii-öelda kaasa võtnud sellest projektist teadmisi ja oskusi nii-öelda, mida sa ka reaalselt kasutama oled hakanud? No ütlemegi niimoodi, et minu selline finantsteekond oli selline eraeluline, et oli mingi siis periood, kus ma sain endale nagu uue partneri ja siis vaata selles perioodis ikka, kui sa õpid seda uut inimest tundma, et siis ta ju uurite üksteise kohta ja siis mingi hetk siis teine pool nagu uuris minu rahalise seisu kohta. Siis mõtlesin, et issand, kui imelik küsimus on ja.
aga siis, sest ja mina siis uhkusega, no ütlesingi, et et ma olen kõrgharitud on ja siis mul on oma auto, mul on oma töökoht enda arvates üliuhke, et ma olen rahadega ree peal. Ja siis tema vaatas kohkunud silmadega ja ütles, et nii halb jah. Tema on välismaalane ja siis oligi see, et ta avas nagu mulle selle nii-öelda selle kaardina sinna finantsmaailma ja siis seal ma saingi teada, et tema tegelikult on finantsiliselt täiesti vaba ja ta üks esimesi kingitusi, mis ta mulle tegi, oli Robert Kiyosaki raamat see Rich Dad, Poor Dad ja ma lugesin selle läbi ja ta nagu hakkaski, kuidas öelda, investeerima siis minu nagu teadmistesse. Et ta on väga seda tüüpi inimene, kes, kuidas öelda, ta ei anna sulle seda kala, ta andis mul midagi palju õpetlikumat, et ta õpetas mind tegelikult nagu kala püüdma. Muidugi ma tean, et tänaseks päevaks on veel palju õppida, aga ma samas ütleks, et viimase 3 aastaga ma olen teinud ka väga suure nagu hüppe just oma nagu finantsosas, et ma olen investeerinud kinnisvarasse. See story on väga long, aga et seoses just sinu küsimusega, et ma arvangi, ma olen õppinud ise võib-olla selle projekti raames palju andma tegelikult infot oma isikliku elu kohta lihtsalt sellepärast, et ma tean, et paljud inimesed tunnevadki, et see rahateema on kuidagi selline keerulisem, see pole minu asi on ja nad annavad hästi kiiresti alla, aga et kui ma räägin seda oma lugu, siis ma tahangi neile nagu anda teada, et ma ei ole ka mingisugune finantskuuru tegelikult ja mind ka need igasugused Exceli tabelid, ma pööritan silmi ja ma olen siuke, et ma ei ole ka tegelikult selline inimene, kes on sellest nagu loomulikult nagu lummatud, aga ma olen lummatud sellest finantsilisest iseseisvusest, mis ma olen tegelikult saavutanud läbi nagu selle ja see ongi see, mis ma tahan nagu öelda, et ükskõik mis seisus sa oled, finantskuru või mitte, sul on võimalik igatepidi parandada oma finantsilist seisu niimoodi, et mis iganes olukord sa kunagi satud, olgu see siis toksilisse suhtesse, toksiline töökeskkond, sa tunned, et sa oled nurka surutud, et sul on olemas finantsiline tagala, et sul on võimalik kuhugi kas ära kolida, võtta töölt vabaks, et sul on see vabadus, kus sa ei pea riskima oma vaimse tervisega lihtsalt sellepärast, et sul ei ole raha. Issand, see on nii motiveeriv. Kuna sa sellel teemadel niimoodi suuremalt koolitusi lavadel tegema hakkad? Ma tegelikult tegin sellise, oli Pärnumaa noortese inspiratsioonipäev ja siis seal mind kutsuti lavale ja siis ma seal tunnikese sain noortele kõneleda sellel teemal, aga et ma olen kirglik sellest finantsilisest iseseisvusest. Ja see on nii oluline teema, nagu tõesti me mõlemad jõudsime selleni, ka täiskasvanutel on need teadmised võrdlemisi kehvakesed. Et ütleme siis hästi võrdlemisi kehvakesed, eks ju. Ta on nagu, kuidas ma ütleksin, see on, inimestel on selline nagu illusioon loodud rahaga, et kun nad arvavad, et nad teavad, mitte kõik, of course, väga, selles mõttes väga rahateadlikke inimesi, aga on ka inimesi, kes on selline nagu võlts enesekindlus loodud ja see tuli meie uuringus ka välja tegelikult noorte seas, et on võlts enesekindlus seoses rahaga, et kuna nad igapäevaselt seda kasutavad, siis neil on see mugavus, et nad arvavad, et nad justkui nagu teavad raha kohta, ma ju kasutan seda iga päev, aga et sul ei ole tegelikult mitte mingisugust kontrolli oma raha üle ja seda teadlikkust tegelikult väga paljudel ei ole tänapäeval. Ja siiski ma jään enda juurde, et tahaks täiskasvanutele ka selliseid toredaid projekte. Nõustun. Aga nüüd siis Poliina, mina räägin sinuga ka kui võitjaga, sest et manifesteerime. Kui me enne seda salvestust rääkisime ja sa mõne sõnaga nagu jagasid enda tausta, eks ju, siis kui see ei ole ka aasta hoolija, siis no ma ei tea, mis asi on, eks ju. Aga räägi natukene siis lähemalt, et mille pärast siis sind märgati või mis sa arvad, mille pärast sind märgati? Seda vaja küsida Margiti käest. Tegelikult ma tunnen, et lihtsalt ma teen töö ja ma iga päev tahan seda teha lihtsalt südamega, ma ei taha lihtsalt teha.
see töö, mida ma teen ja mulle meeldib teha, mulle meeldib lihtsalt tulla ja rääkida noortega, mängida, kirjutada mingid projektid, et välja mõelda näiteks, mis viimane oli. Noorstöö nädalal ma lihtsalt ise mõtlesin välja see tänusündmus minu kolleegidele, et märgata, ma arvan, et iga noorsootöötaja peaks olema märgatud ükskõik, mis juhtus, et kas ta ammu töötanud või alles hakkas ja nädal töötab. Et selles mõttes, et see töö, mida me teeme, mõned üldse ei tea, mis on noorsootöö. No aga räägi, mis on noorsootöö? Kõik mõtlevad noorsootöö omamoodi ja mõistavad seda omamoodi. Et kui mina läbi Mis Loomunang käisin vaatamas, hindamas see noortekeskuse, et tõesti see kirju-mirju pilt, mida ma näen, et mis on Pärnus, mis on kuskil mujal, kõik noortekeskused on erinevad, noorsootöötajad on erinevad, see ei tähenda, et näiteks me oleme parem, teised on halvemad, lihtsalt mis kuskilt väikeses külas noortekeskus, see lihtsalt võib olla hubane, võib olla noorsootöötaja, kellel ei ole tausta, aga ta panustab südamega, see on ka tore. Et raske vahepeal leida sõnu, et tavaline inimene mõistab, mida me teeme. Tore, kui keegi jälgib näiteks Facebookis, Instagramis, mida me teeme ja tore, kui kõik inimesed mõistavad, et me ei ole lihtsalt lapste hoidjad. Samamoodi, sest me kirjutame projekti, me osaleme vestlusringis ja koosolekus, kus me oleme kaasatud, kus on politsei, lastekaitse ja muud partnerid, et lahendame asju, päris asju, et selles mõttes see on päris suurem pilt, mida tihti inimesed näevad, nagu minu laps tihti räägib, no, nagu ta tutvustab, mida ema teeb, joob kohvi ja istub arvutis. See ei ole päris see, aga mõned näevad ainult seda pilti. Ja samamoodi nagu noored vaatavad, et mina istun Facebookis. See ei ole, et ma lihtsalt istun Facebookis ja ma vastan kommentaarile, suhtlen samamoodi noortega, suhtlen vanematega, et see pilt, nad näevad ainult välipilti. Sisu nad ei, võib-olla nad ei taha näha, kõik on ilus. Poliina, võib-olla jutule ma lisakski selle, et kui me räägime ju sellest, et on mitteformaalne õpe ja formaalne õpe. Ja. Et koolid ju tegelevad formaalse õppega, ehk siis teadmiste jagamisega ja et noored võimalikult palju teadmisi omandaksid. Ja meie noorsootöötajatena tegeleme siis mitteformaalse õppega. Ja mitteformaalne õpe on, mina ütleksin seda kõige lihtsamalt, et inimeseks olemine. Meie tegeleme sellega, et noorel oleks sotsiaalsed oskused, et tal oleks võimekus meeskonnas koos töötada, et tal oleks võimekus oma emotsioone verbaalselt väljendada niimoodi, et ta ei tunne vajadust minna kellegile, ma ei tea, too anda kirja ja füüsiliselt kuidagi, et just neil võib ju noortel olla need teadmised, aga kui sul puudub tegelikult oskus meeskonnas töötada, eneseväljendus, kuidas tekitada nii-öelda nagu meeldiv tunne ruumis, siis nendest teadmistest jääb tegelikult väheks. Ja meie suurim eesmärk ongi see, et kuidas luua noortes seda enesekindlust, enesearmastust ja eneseoskust siin ilmas toime tulla nii tööelus, eraelus, koolielus, et see on just see, kus noorsootöö teeb hästi tugeva töö ära. Mis te selle jaoks teete? Kuidas see töö välja näeb? Et jah, üks asi on tõesti see heas mõttes kulbiga tarkust pähe panna, et IQ tõsta, aga teine see emotsionaalne intelligentsus, et kuidas ta siis tõsta, kas tõesti selle märkamise ja hoolimisega või kuidas mis te teete selle jaoks? See on tegelikult väga mitmedimensiooniline protsess ja mõne jaoks võib-olla niimoodi kõrvalt vaadates tundub, et ta mängite lastega seal kuskil, aga tegelikult seal on
see on kihiti nii palju õpet on seal sees, et üks suurimaid asju, mida me tegelikult noortele õpetame ja kui me isegi noorsootöötajatega koolitusi läbi viime, et enesereflektsioon, oskus vaadata iseendasse, näha, kuidas sa selles olukorras toimisid, mis sulle meeldis, mis sulle ei meeldinud, mida sa õppisid iseenda kohta. Õpetada inimestele vastutuse võtmist oma tegude eest. Ja see, kuidas me seda nagu teeme, ongi läbi mängulise protsessi, et learn by doing. Ehk siis õpi läbi tegemise on meie väga suur punkt. Ehk siis meil ei ole 5-tunnilisi PowerPoint presentationeid, kus sul on keegi ees, kes teeb seda monoloogi ja siis sa passiivselt kuulad ja vaatad. Et meie teema ongi panna need noored või noortega tegelevad inimesed tegutsema, olgu see siis läbi mingisuguse meeskonnatöö, läbi arutelude, läbi mingisuguse mängu tegemise, kas või võtta. No näiteks poodiminek või üldse võtame päevategevus, kokandus. Me peame poodi minna, siis nad ise panevad nimikiri. Nad ise lähevad koos, no mina lihtsalt rahakott nende jaoks ja mina lähen koos nendega, nad valivad tooted, mis on vaja, me vaatame hinnakirjad, et selles mõttes, mis on soodsam, mis on kallim, nad kõik seda ka õppivad. See ei ole lihtsalt niimoodi, et mina lähen iseseisvalt ostan asju, et mina iseseisvalt valin nende eest. Ei, see kõik algab samm-sammult ja siis me kõik kassas piksutame, nad õpivad ka sama asju, et no vahepeal ma luban maksa see, kui see piksu saab teha, et selles mõttes kõik need sammud olulised, sest tänapäeval noored, jah, nad valivad asju, kui nad iseseisvalt lähevad poodi, aga hinnata nad ei vaata ja siis pärast juhtuvad olukord, mul võeti raha nii palju. Tegelikult, kui me samm-sammul teeme, samamoodi kui me tuleme tagasi kokanduse jaoks, mis on vaja, mis ei ole vaja, vaatame retsepti ja siis pärast ongi see reflekteerimine, aga reflekteerimise juurde ma tahan lisada see, et oluline, et noorsootöötaja ka seda peaks oskama. Et tegelikult, kui noorsootöötaja ei valda seda oskus, siis mitte midagi ei tule välja. Me ei pea istuma ringis ja mida me täna õppisime. Et tegelikult me ei püüa need mõned noored nii sellised, nad nagu pallid. Üks hetk seal, üks hetk seal, et selles mõttes see peaks olema kohe siin olema ja siis kui samal ajal me räägime, teeme ja reflekteerime, siis see juba on super. Tundub justkui täiskasvanuna kõrvalt vaadates, et mis asja nagu kokandusring, et kas ei peaks ise oskama, mina noorena oskasin kõike, mina selles eas teadsin kõike. Võib-olla teadsingi, ma ei tea, ja iga täiskasvanu on see koht, kus sa pead mõelda, et võib-olla teadsingi. Tänapäeval ikkagi kahjuks või õnneks näitavad väga paljude olukorrad, et noortel ei ole neid oskusi ja minnaksegi kodust ära niimoodi, et isegi ei tea, kuidas pesumasin käima läheb. Ja ka see ei ole üldse nagu paha selles mõttes, et kui kodus on kõik ära tehtud, siis kuidas see noor saabki õppida, ega ta ei saagi, sest et me vanematena ja mine istu siin, ma teen sul söögid, ma teen sul selle, ma teen sul kolmanda asja, eks ju. Ja me isegi kodudes ei anna võimalust noortele õppida ja siis mõtleme, et aga mina oskasin kõike, eks ju. Et selles mõttes on nagu nii oluline, et keegi vahepeal ka juhendab läbi praktilise elu, on ju. Et see ongi see, et noorsootöö paneb nagu sellele tegevusele selle teadliku osa juurde, et inimene päriselt saaks aru, mida sa selles protsessis nagu teed või mille peale sa peaksid mõtlema. Et see on võib-olla see oluline punkt, et jah, me nagu teeme neid asju iga päev, näiteks selle raha asja ka, et ma kasutan iga päev raha. Aga tegelikult see teadlikkus selle osas puudub. Pauliina, kuidas see sinust sai noorsootöötaja? Mis oli see, mis ütles, et see on see koht, kus ma pean minema? See oli hea nali. Tegelikult mina tahtsin saada juuksuriks. See oli minu suur unistus, aga kui juuksuri jaoks ma
sain teada, et lihtsalt vaja head hinded ja mina okei, ma ei saa vaatamata, et mul oli lõpetatud koolitused 2-aastased ja mina sain päris tunnistuse ja tegelikult peale seda mul oli võimalus juba minna tööle päris juuksurina. Aga ma tahtsin päris eriala aga ma ei saanud, nad ei võtnud mind, mul ei olnud hea eesti keel, mul ei olnud hea keemia, mitte midagi, mina appi, mida ma teen? No see hinded, mis nad tahtsid päris perfektsed 5, mina mida ma teen, kuhu ma lähen? Aga vaatasin erialad, mis pakutakse igale poole ja tool ajal oli noorsootöö ja lasteaiaõpetaja. Mina mõtlesin, lasteaiaõpetaja, ma proovin. See väga ei sobi mulle, aga panen dokumendi sinna ja siis noorsootöö. Tool ajal internetis noorsootöö kohta ei olnud mitte midagi. Lihtsalt ainult üks lõik, mis on noorsootöö ja minu jaoks oli okei, huvitav. Ja oli väga huvitav test. Küsimus näiteks, kes see inimene, see oli mingi jalgpallurid. Ja mina appi, ma ei saa sooritada seda testi. Ma hakkasin lihtsalt nalja tegema. See oli umbes 5 lehekülle. Ma lihtsalt tegin naljad. Ma lihtsalt kripsutasin midagi, joonistasin. Et mina sain aru, et see katse ei saa sooritada ja siis peale seda kutsuti vestlusele. Oli umbes 5 inimest, kes istuvad ja komisjon istub vastas. Nad midagi küsisid ja ma mäletan, oli küsimus tervisliku toitumise kohta ja laagri kohta. Kõik istuvad vait ja mina ma tahan vastada, kas tohib vene keeles, palun, ma nõus. Ja nad lubati, tegelikult see võib-olla ka andis midagi, et nad lubati mulle lihtsalt vastata, sest kõik oli vait. Ja kui paar päeva hiljem oli tulemused, mul ja ühe inimesed, kes oli natukene üleval, sama punktid, aga mina oli joone all ja mina miks nii? Kui see umbes 15 minuti, kui mina läksin kolledži vaatama, mis juhtus, miks mina joone alla, aga see inimene üleval, et see inimene loobus. Ja siis kui ma hakkasin, mis toimub? Ja siis ta avab mulle nimekirja. Aga te olete siin üleval. Mina olen teistpidi. Ja siis niimoodi sai kuidagi, et tegelikult ma ei teadnud, mida ma õpin, mida ma hakkan õppima. See oli päris naljakas, et mina, kui koolis ma üldse, mulle ei meeldinud ärgata, hommikuti ma vihkasin seda kõike, nagu praegu noored lihtsalt räägivad, ma vihkan kooli, ma vihkasin tõesti, see oli hullumaja, aga kolledži jaoks mina kolledž, ma riietusin, ma armastasin seda, ma lugesin nii palju raamatu, et see oli hetk, kui ma hakkasin lugema lihtsalt kõik, mis seisab raamatukogus, ma lugesin, et selles mõttes see oli minu lemmikaeg, et ja võib-olla praeguseni ma fännin noorsootöö. Sa pidid sellesse kohta jõudma lihtsalt, et kui sa nagu räägid, et isegi täpselt ei teadnud, eks ju, mis see nagu on ju. Ja siis üks asi viis teiseni. Ja täna sa isegi ei kujutaks ennast ette kusagil mujal, mulle tundub. No ja, sest see näljakas, kui ma istusin, nõudsin, et ma ei saa juuksuris bussipeatuses Tallinnas, kui ma üldse ei orienteeru, ma ei teadnud, kuhu poole buss sõitab. Mul lihtsalt oli see mapp, kus minu tööd, kus tõesti ma panustasin 2 aasta ja nad ei võta mind, nad ei taha üldse minuga suhelda ja mina oppi. Jah, võib-olla see oligi vajalik. Saatus. Ja siit leidsid hoopis ägedama pere endale, selles mõttes tööpere on ju. Samamoodi, kui ma koolisin Pärnus, et oli huvitav, et mina lihtsalt laiali saatsin CV-d, et igale poole mind ei võeti, aga see noortekeskus, jah, sa sobid meile, mina. Isegi riietuspool.
ei tahtnud mind võtta, aga noortekeskus hea meelega ja ma tunnen see mingi tähed õiges faasis kuud. Kui noorsootööd teha, siis paratamatult on neid momente, kus on ka nagu mitte nii hästi õnnestunud juhtumeid nii-öelda ja samas on osad, mis on nagu väga hästi õnnestunud, eks ju. Et kui on selline olukord, kus nagu ei ole nii hästi õnnestunud, et kuidas te sellega nagu toime tulete? Mis on teil need nagu enesehoiuvõtted või mismoodi te nagu ise sellega toime tulete, kui mõni juhtum mõne noorega nagu nii hästi ei ole lahenenud sellel hetkel, kui te oleksite tahtnud, et see oleks juba lahenenud. Et kuidas te siis teineteist või iseennast niimoodi nagu aitate ja motiveerite? No selles mõttes ma väga tänulik, kui mul midagi juhtus. Ma võin lihtsalt kirjutada, meil on oma töögrupp, kus ma võin kirjutada, mis olukord juhtus ja kõik saavad tagasiside anda või toetada, mis lahendus me võime leida või koosolekud meil ka toimuvad. Selles mõttes ma ei jää üksi mitte kunagi oma murega ja kui ma tunnen, nagu tavaliselt noorsootöötajad ikka mingi kurnadus mingi hetk tunnevad, et samamoodi ma võin öelda, et täna ei ole see päev, andke mulle päev või 2, siis ikka meie töötajad toetavad igatpidi. Kusjuures mina olen hästi huvitava tähelepaneku teinud, et see on muidugi minu vaatenurk, nii et ma ei reklaami seda kui tõde. Aga peale noorsootöö ma olen ka töötanud koolides sotsiaalpedagoogina ja ma olen märganud, et noorsootöö meeskonnad ja keskkonnad on erinevad oma mõtteviisilt, kui on näiteks koolimeeskonnad. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et huvitav, miks see niimoodi on. Näiteks koolikeskkondades on väga see, et kas see on õige või vale. Kui midagi läheb valesti, siis see on justkui nagu halb ja otsitakse siis nii, kes on siis süüdi, kes selle vea tegi. Ja kuna see on nii halb asi, siis keegi ei taha süüd tunnistada, mina küll ei teinud seda, et siis tuleb selline õigustamine, nagu märkan seda. Nii õpilastes kui ka siis nagu kolleegides on ja noorsootöös, mida ma näen, on seda, et on hästi suur siuke inimlik aspekt, et kui juhtub midagi, okei, see juhtus, nii, kuidas me siit edasi lähme, et siuke vea tegemine on hästi inimlik. Ja ma nagu avastasingi, et see erinevus tuleb tegelikult sellest, et mis on üldse meie nagu töö eesmärk. Kui sul koolides tegelikult ju viga tähendab hinna vähendamist, sa saad väiksema hinde, sa oled justkui nagu halvem õpilane, sellepärast, et sa ei saanud ju seda veatud tööd, Aga noorsootöös meile just tegelikult meeldibki õpetada noortele, et ei ole tegelikult õiget ega valet. Me teeme kõik vigu, see on osa inimeseks olemine ja kõige tähtsam ongi see, et mida me õpime sellest veast ja kuidas me siit edasi saame minna paremini. Ehk siis on üks keskkond, mis nagu natukene promotib või reklaamib, et vead on olemas, me teeme vigu kogu aeg, aga et kuidas me nendega toime tuleme. Ja on üks keskkond, mis on niimoodi, et viga on justkui nagu ei tohiks olla. Ehk siis ma ütleks, et see loobki meile ka töötajatele tegelikult sellise keskkonna, kus me oleme et okei, ma tegin vea, mul on meeskond toeks, nad mõistavad seda, see loobki selle juba, et sa juba tunned ennast inimesena paremini, et ja just see vaimse tervise osas et nagu Poliina ka siin mainis on see, et sul on meeskond on toeks ja sa ei jää nagu üksinda ja lisaks on ka tegelikult see, et meie töös me õpetame ka väga palju vaimse tervise selliseid peaasi teeb neid vitamiinid vaimse tervise vitamiinid ja et me õpetame ka hästi palju seda ja palju meie õppes tegelikult on läbi selle, et me oleme ise eeskujuks, et käitu meie tegude järgi, mitte meie sõnade järgi. No just vastupidi, nagu see vanasõna nagu ütleb, et just see, et me oleme ise suureks eeskujuks oma enda käitumisega noortele,
sest noored on tihtipeale, nad ei vaata ega ei kuule sinu sõnu, vaid nad vaatavad sinu tegusid ja nad on väga tähelepanelikud. Aga sa tegid ju niimoodi, miks ma pean nüüd sedasi tegema? Ja siis ma ütlengi, et väga õige tähelepanek. Mul üks naljakas juhtum oli, et ma mäletan, et ma tegin sellist nagu sportlikku tegevust, viisin noortega läbi, kus oli erinevad nagu sellised stationid, nagu punktid, kus pidi tegema mingi sellise sportliku nagu tegevuse, et sa liikuda edasi siis teise punkti, Ma panin selle asja kõik kokku ja siis ma hakkasin nagu noortele ütlema, et siin sa pead seda tegema, siin sa pead toda tegema. Ja siis oli üks punkt, kus ma ütlesin, et siin punktis sa pead palli põrgatama oma põlve peal 6 korda järjest, ilma et see pall kukuks maha, Ja siis üks noor vaatab mind siukse näoga ja ütleb, et kas sina suudad seda? Ja ma ütlesin, et see on väga hea punkt, ma ei tea. Ja siis ma proovisin ja mina suutsin ainult 3 põrget teha. Ja siis ma ütlesin, nii, siin punktis väike muudatus. Te peate saama vähemalt 3 põrget teha. See on minu arust nii ehe näide sellest, kuidas noored ei vaata sinu sõnu, nad vaatavad sinu tegusid. Ja see on üks asi, millest meie üritume iga päev juhinduda, kui me noortega töötame. Tähtis on ka siin see sama vigade paranduse koht, eks ju. Et kui sa ütlesid, et sa proovisid ja nägid, et tegelikult on täitsa reaalne 3, mitte 6, eks ju. Et see ei olnud see koht, kus ütleksid, aga teie tehke 6, vaid ütlesid, et aga hästi, siin teeme 3. Et see on nii oluline see julgus ka ise endale öelda, kuulge, aga sorry, ma selles kohas eksisin ja täiesti okei on siin seda plaani muuta. Et see on nii oluline koht ise endale ka. See on minu isiklik lihtsalt lähenemine, et see, et ma olen täiskasvanud, ei tähenda seda, et ma nüüd oskan kõike ja et minu sõna nagu loeb, ma teen vigu igapäevaselt ja ma üritan nendest õppida ja üritada ka noortele anda märku, et vigade tegemine on inimlik ja elu osa. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et meil oleks oskus võtta vastutus oma tegude eest ja tunnistada, kui me oleme nagu vea teinud, sest ma vahepeal märkan, et mõned situatsioonid lahenevad palju kiiremini, kui ma ütlen, sorry, minu viga, vabandan. Ja me liigume edasi. Ma olen ise olnud ka olukordades, kus keegi teeb minu koha pealt, ma tunnen, et on liiga tehtud. Ja kui ma sellest nagu räägin ja see inimene on siuke, et vabandust, me läheme edasi. Hetkega kohe. Hetkega. Ja siis ma olen näinud neid olukordi, kus viga ilmselgelt toimus, aga ei võeta vastutust, eitatakse, toimub isegi süüdistamine, üksteise süüdistamine ja see vestlus võib muutuda konfliktiks, see võib muutuda minutitest tundideks ja võib-olla isegi päevadest, nädalast, aastatesse mingisuguseks siukseks hapukurgiks või mingisugune siuke tõrv seal meepotis, et miks me teeme seda iseendaga. Aga see enesekindlus võib-olla iseendaga nagu olla seal punktis, kus et sa tunned endaga piisavalt hästi ja turvaliselt, et sa julged öelda, et jaa, aga mina teen vigu. Sest see on ka natukene seotud ikkagi sellega, et kas sa tunned ennast piisavalt turvaliselt, et üldse tunnistada, et jaa, I'm not perfect. Jah, selles osas tõid see hästi huvitava paralleeli selle kooliga. Ma ei ole selle peale kunagi selliselt nagu peatuma jäänud enda mõtetes, aga nii õige tähelepanek, et juba koolis väiksest peale on ju see selline tendents, et sa kas oled tubli, 4-5 või mitte nii tubli, kui sul on mõned 3 sees, eks ju. No näiteks. Ja see tekitab nii suure pinge juba algusest peale, et ma ei taha eksida, jumala eest ma ei taha eksida, on ju. Ja siis, kui tulebki see moment, et siis, kui ma olengi teinud valesti, aga mul on see hirm nii suur, et ma ju ei tahtnud eksida, ma olen ju see tubli laps, kes tahab ka kiitust saada, eks ju. Et siis on nagu nii kurb koht, kui nagu ei julgegi öelda, sorry, ma nagu, ütlesingi pahasti, on ju, vabandust. Et ma saan aru, mis ma tegin, on ju. Kusjuures minul oligi see asi, et mina väga palju noorsootöös praegu juhindungi sellest, et mina ei saa nagu ajas tagasi minna, või kuidas minul nagu noorena asjad olid, aga et ma saan nagu pakkuda seda, mida ma tundsin, et minul oli nagu puudus noorena. Ja mul oli selles, et minu jaoks põhikool oli tegelikult väga traumeeriv kogemus, sellepärast, et tol ajal oli väga must ja valge. Et selles mõttes, et kui sa olid 5, siis sa olid see tubli,
kõik, sinus oli justkui nagu kõik õige. Ja kui sa ei olnud seda, mida mina ei olnud tol hetkel, siis mul oli olukordi, kus isegi ei vaevatud minuga nagu maha istuma, et mingit asja lahendada, pigem öeldi nendele viielistest, ma sain ka viielistega läbi, öeldi viielistelt, ärge Margitiga nagu suhelge, sellepärast, et ma justkui nagu impactin neid negatiivses mõttes, et hoiti hästi palju neid tarkasid, aga mina olin see justkui rumal, kellel ei tohiks mitte mingisugust nagu energiat panna. Minul oligi siuke olukord tekkis, kus mina ei julgenud, nagu avalik esinemine oli minu jaoks nagu surm. Ja see oligi sellepärast, et juba algusest peale, mul on üks ehe näide sellest, kus algklassis oli niimoodi, et minu töö, mis ma nagu näiteks hingega tegin kodus, see oli koertega seoses, ja mõtlesin, et see on just minu teema, sest ma armastan koeri. Ja siis see viis, kuidas mina tegin, toodis nagu halva näitena terve klassi ees. Seal ei öeldud, et see on nagu minu töö ja kõike niimoodi. Aga ilmselgelt ma tunnen oma töö ära ja mille üle mul on nii uhke. Ehk siis, ja siis mul tekkiski see, et sa ei julge oma isiklikku nagu arvamust või mingisugust loomingut teiste ees näidata, sellepärast, et sa saad nagu selle kriitika osaliseks. Ja ma olengi nüüd jõudnud nagu täiskasvanu ikka, kus ma olen pidanud sellega tegelema ja noorsootöö on kusjuures hästi palju aidanud mul nagu terveneda ise inimesena, eks noorsootöö on minu jaoks nagu maagia. 2 nädala pärast toimub meil koos Merili Luigega, kes käis ka sinu podcastis, koolitus avaliku esinemise kohta ja see on meie koos loome just sellepärast, et midagi, mida mina tundsin, et mul oli nagu puudu endal nooruspõlves, et nüüd me saame edasi anda seda nagu kogemust spetsialistidena teistele, et luua seda enesekindlust neil väljendamaks ennast teiste inimeste ees või nende loomingut. Et see on nii lahe, kuidas sa nagu oma kogemustest võtangi nagu seda, et kuidas oma tööst nagu juhinduda täna. Need samad kogemused ongi nii tohutult olulised, nad on selles hetkes nii valulised, aga tagantjärele, kui seda suurt pilti, kõik need pusletükid on nüüd juba ju paika loksunud, eks ju sinu jaoks. Et kui nüüd tagantjärgi vaadata seda suurt pilti, siis mõtled, et wow, selline meistriteos tegelikult. Aga rahvusvahelised projektid järgmised, ma saan aru, et sa oled väga nagu tugev käpp selles, et mis järgmisena mõtetes plaanides on või silmapiiril? Meil on Eesti siis selle agentuuriga Erasmus Plus ja Solidaarsuskorpuse agentuuriga on siis akrediteering, mis tähendab siis seda, et meie oleme organisatsioon, kes on nagu ikkagi oma ala spetsialistid ja meile antakse aastas teatud arv projekte, mida meie peame läbi viima, olgu see siis noortevahetuste näol või noorsootöötajate koolituste näol. Aga lisaks meil see Youth Invest ikka veel kestab ja see hakkab ka nagu selle aastaga tõmbame otsad kokku, et järgmisena tegelikult minu siuke südameasi on tegelikult sport. Ma olen, kuidas öelda, mina nimetan sporti kui odavaks teraapiaks. Ta on palju odavam, kui minna tunniks ajaks ja maksta 70 eurot või 100 eurot, et jälle midagi verbaalselt või mõtetega nagu kellegagi rääkida. Ma pigem maksan selle 70-90 eurot kuus treeneritele, kes lasevad mul minna oma kehasse, tunda oma keha niimoodi, et minu pea puhkab. Ja jällegist midagi oma kogemusest, mis ma näen väga tohutut mõju, et siis minu järgmine rahvusvaheline suuremahuline projekt kavatseb minna sinna. Eks detailid on alles selginemisel, aga sport on täiega vaimne tervis, mitte ainult see, et me oleksime füüsiliselt ilusad ja et meil oleks see six-pack. See on puhtalt vaimne tervis minu jaoks. Pauliina, sina noorsootöötajana, missuguseid koolitusi saada tahaksid ja mis on siiamaani niisugused nagu väga ägedad koolitused olnud, kus sa oled mõelnud, et see läks nüüd küll õige asja ette nii-öelda? No alles paar päeva tagasi mina külastasin see kõneisiku koolitus, see noorsootöötaja nagu kõneisik ja ma ütlen, see on päris vau. No selles mõttes, et see, mida ma soovitan kõigele külastada. Ja mul
septembris oli pandud iseendale eesmärk, et mina ei võta lihtsalt mingi koolitusi, sest kõik minu MTÜs teavad, et mina valmis kõike võtma, kõik koolitusi, et mul võib olla kõige paksem mapp, aga mul praegu eesmärk, et ma ei võta kõik, ma võtan ainult see, mis annab mulle päris upgrade. Et kui ma võtan, mis klapib päris minu taustaga ja annab mulle mingi tulemus, siis ma võtan. Ma ei saa öelda, mis see võiks olla, sest praegu engi kaudu ma ise planeerin, mul on kutsutud margid, mõned EPE-töötoad noorsootöötajatele, aga mida ma ise tahan, ma ei tea. Ma tahan, mis toob tulemus. Ja kui sul on see koolituste mapp juba päris suur, kus sa käinud oled, nagu siis ongi väga raske midagi uut juurde tahta. Jaa, selles mõttes mõned koolitus nagu suhtlemis erinevad asjad, et nad umbes üks ja sama ja see ei tähenda, et ma ei taha seda kuulda uuesti, aga ma lihtsalt tahan, mis tõesti toob mulle kasu ja ma tahan midagi et toob energia, toob kasu, et ma ei taha lihtsalt tunnistusi endale mapi juurde, et ma tahan tulemus, et nagu ma ütlesin, upgrade peaks olema. No aga mine tea, võib-olla see koolitus koputab juba homme uksele. Võib-olla, jah. Aga igatahes jah, täna, kui see saade on kuuldaval, on meil siis 5. veebruar ja praegu me saame siis kõik veel manifesteerida ja pöödled pihus hoida selleks, et siis need nominatsioonid saaksid ka siis laureaatideks ja see vist selgus 11. veebruar, jah? Just. Igatahes pöödled pihku. Suur aitäh sulle, Margit, ja suur aitäh sulle, Pauliina. Väga ägedat asja teete, jätkake samas vaimus ja loodetavasti saame siin aastate jooksul küll ja veel rääkida. Aitäh sulle, Regina, et sa kutsusid meid. Aitäh.